Nii, tere õhtust jälle ja võime minna oma teemaga edasi. Tegelikult evangeeliumide teema jäi pooleli. Ega seda loengukava tehes ei osanud ka täpselt sättida, mismoodi neid asju tõsta. Aga viimase tunni ma jätsin meelega niisuguseks vabaks tunniks, kokkuvõtted ja järeldused. Vaatame, mis järgi jääb. Need lähevad viimasesse tundi ja evangeeliumi teema võime ka sinna paigutada. Evangeelium on nii keskne asi, et sellega seotud teemadega võime ka lõpetada, kui see nii kujuneb. Aga me jõudsime läbi käies neid tekste ja teemat käsitleda just nimelt sellest vaatevinklist, mis need evangeeliumid üldse on ja kuidas nad tekkisid või mis andmed on olemas nende tekkimise aja kohta ja samuti need pealkirjad, evangeeliumide pealkirjad. Evangeeliumide tekstidesse ei ole kirjutatud autori või kirjapanija nime. Näiteks, kui me vaatame Pauluse või Peetruse kirju, siis juba kohe esimene lause sisaldab inimese nime, kes kirjutab. Evangeeliumide puhul nii ei ole. Aga nad ei ole ka kirjad, sellepärast ei ole see kellegi isiklik kiri kellelegi teisele, vaid need on jutustused Jeesuse elust selleks, et meil usku temasse äratada ja et meil usus tema sisse oleks elu ja kõike ülirohkesti. Ja sellepärast muidugi on jälle olnud inimesi, kes siis on küsinud, et need pealkirjad, et kus need siis pärinevad sellest, mida teati, mida mäletati, mida kirik edasi andis. Ja evangeelium Matteuse järgi, Markuse, Luuka järgi need olid tekstidel peal ja terve teine sajand ei püüdnud keegi seda vaidlustada ega asendada, mis näitab, et meil on esimesest sajandist evangeeliumide puhul tegemist ikkagi täiesti autentsete tekstidega, nii nagu kogeti, nii nagu Püha Vaim õpetas mõistma ja aitas kirja panna. Nii et siis me rääkisime sellest, kuidas Matteus kirikuisade teatel kirjutas Jeesuse sõnu üles, kuidas Markus Peetruse pärimusi kirja pani, Luukas, kuidas koostas, külastas võib-olla isegi Maarjat, aga Jeesuse perekonda kindlasti, mis on näha tema viidetest. Johannes, kuidas tema geograafia on väga hea, Jeruusalemma tundmine ja paljud pärimused on ilusasti paigas. Siis kõik see protsess sai valmis olenevalt evangeeliumist 40-ndatel, 50-ndatel, 60-ndatel aastatel, pluss Johannes siis võib-olla veel hiljem. Aga nüüd oleme edasi selle juures, et lisaks evangeeliumid on olemas ka apostlite teod. Nagu eelmine kord nägime, apostlite tegude valmimise aeg, ühesõnaga see hetk, millega apostlite teod lõpetavad, on aasta 62. Nii on see üsna selge. Võib olla ju aasta võrra kõikumisi nii vanade andmete puhul, see ei muuda midagi olulist. Ja apostlite tegude enda puhul tuleb nüüd heita pilk ka sinna sisse, millega on sellest tegemist. Tegemist on Luuka kirjutisega. Ta ütleb ise, et see on teine raamat, mida ta kirjutab. Esimese ta oli kirjutanud, see on Luuka evangeelium. Ja teine raamat ongi kirjutatud
sellisel viisil, kus ta näitab, kuidas kristlus levis esimestel aastakümnetel. Ta näitab seda kellelegi Teofilosele, keda ta nimetab kõrgesti austatuks. On arvatud, et see võib olla Pauluse advokaat näiteks Roomas, kui Paulus pidi keisri kohtu ees vastust andma. Aga on ka muid arvamusi, nii et miks täpselt niimoodi on kirjutatud, võib-olla lihtsalt keegi haritud kreeklane, kes soovis teada saada ja Paulus temale kirjutas. Igatahes see pilt, mida algkristlusest luuakse apostlite tegude raamatus, on ainulaadne. Selliseid dokumente ei ole. Kahjuks ei ole, võiks ju rohkem olla, aga küllap on see ka piisav. Me ei tohi ka tänapäeval arvata, et kui kõik asjad ainult kirja oleks pandud, et siis oleks ilmtingimata hea. Ma arvan, et on olemas ka püha unustamine. Igasuguseid pahasid asju ongi hea, kui suudetakse aeg-ajalt ka unustada. Ja hullumeelsus küll, kui kõik peaks meeleks pidama. Kuidas me ajalugu õpiksime 50 000 aasta pärast? Tohutult pikk, kujuteldamatu. Arvatavasti ikkagi kõik need tehisaru tulemised ja kõik need viitavad sellele, et mingi praegune maailmaajastu on otsa saamas ja uus on tulemas, mismoodi see välja näeb, Jumal seda teab. Selle kohta on viiteid. Et selles mõttes meil on hea, et meil on olemas niisugune põhiline apostlite tegude raamat, kus me võime siis sündmusi jälgida. Nad läksid tagasi Ülemisse tuppa, kus nad olid harjunud käima ja mis on üldse evangeeliumides mängus tõenäoliselt korduvalt. Seal toimub püha vaimu langemine 4 pühapäeval ja Peetruse jutlus ja asutakse tegutsema, sõnumit üles tõusnud Kristusest edasi viima. Esimene osa järgib põhiliselt Peetruse tegevust Jeruusalemmas, Juuda ja Samaariamaal. 1-12 peatükid. Seal on need igasugused lood Stefanuse hukkamisest, Rooma väepealikust Korneliusest ja sellest, kuidas seal läheb Jeruusalemmas siis aastal 42, läheb kristlaste tagakiusamiseks ja paljud põgenevad laiali. Peetrus läks kirikuisade pärimuse kohaselt Rooma, kus ta vaidles nõid Siimonaga. Roomas käies me käime ka vaatamas seda paika, kus ta vaidles, seal on säilinud põlvejäljed kivi sees. Ja need kiviplaadid on tõstetud Santa Francesca Romana kiriku seintele, mis on foorumi juures. Ma ei tea, kas te enam jõuate, kui homme kiiresti Tiit reisidesse teada annate, et Rooma kaasa tulete. Ma ei oska seda enam öelda, kas see võimalik on, aga põhimõtteliselt meil on grupp koos ja päris programm on kõige täiuslikum senistest Rooma reisidest, kuigi et Rooma reisid kõik on olnud väga head. Ja siis on niisugune lugu, et edasi, kui Peetrus on Peetrus põgeneb Jeruusalemmast apostlite tegude 12. peatükis, siis öeldakse, et ta läks teise paika, aga ei nimetata kuhu. Pärast esimesest Peetruse kirjast on näha, et ta liikus ringi Väike-Aasia kogudustes mingil ajal. Samuti on Pauluse vihjetest näha, et ta oli Korintoses mingil ajal. Aga see, kui apostlite tegude raamatus ei nimetata, kuhu ta läks, see tugevdab hüpoteesi, et teos on, kui teda Roomas kirjutati Pauluse vangis olles, kui Paulus jäi 8 aastaks vangis Rooma, 60-62, et samal ajal Luukas kirjutas, et ei tahetud vihjata, et Peetrus oli Roomas, sest Tacitus ja Suetonius teatavad, mis hiljem, et oli olnud pahandust kristlastega ja kui oli vaja Paulust kaitsta keisri kohtus, siis ei olnud vaja lisaviidet, et Peetrus käis ka veel Roomas, et siis oleks teinud
asja keerukamaks. Võib-olla. Ja edasi 13 kuni lõpuni ja praktiliselt kirjutatakse Pauluse teekondi. Paulus küll kutsutakse apostliks juba varem, see on 9. peatükis apostlite tegude raamatus. Selles osas, kus veel Peetrusest jutt on, kui Paulus on läinud sinna, saanud dokumendid kaasa, ametlikud, et tal on õigus juute arreteerida Damaskuses. See oligi olemas niisugune võimalus. Rooma riigil ja kohalikel võimudel olid omad lepingud, mida keegi tohtis teha. Surmanuhtlus oli ainult roomlaste käest, sellepärast anti Jeesus Pilatuse kätte, nõuti ristilöömist, ise ei tohitud hukata. Ja kui Stefanos kividega surnuks visati, siis see käis oma kohtuvormis ja põhimõtteliselt oleks võinud politsei neid jälitada ja kohtu alla anda, mida ilmselt ei hoolitud. Aga see oli jah, et juudid pidid alluma oma korrale Rooma seaduste järgi ja juutide kord nägi ette, et kus seda korda rikutakse, seal tohtisid juudi omavalitsus ehk ülemkohus ehk suurkohus, tegelikult ütleme siis isegi mõnes mõttes parlament, tohtis anda dokumente, et neid arreteeritaks. Ja Paulus läkski Damaskusesse arreteerima sealseid kristlasi ja sest räägitakse apostlite tegude 9. peatükis. Ja talle ilmus Jeesus ja kutsus ta apostliks. Ma rõhutan, mitte ta ei näinud nägemuses Jeesust, vaid Jeesus ilmus talle ja kutsus apostliks. Nii on seda asja mõistetud. Kui ta nägi nägemuses Jeesus, siis nägemuses on igast asju nähtud. Ma ei tea, kas ma olen nägemust näinud, unenägu olen näinud, aga unenägusid näeme kõik. See on midagi muud, vaid talle ilmus Jeesus ja andis talle ülesanded. Teised apostlid teda vastavalt apostlina tunnistasid, sest nad said aru, et tegemist on ehtsa asjaga. Ja on seal juures niisugune, mainitakse seal juures lisaks, et püha või vaga Ananias või Ananias, kuidas keegi hääldab. Kas Ananias või Ananias tuli ja ristis Pauluse. Kirikuisade pärimus ütleb, et see Ananias või Ananias olevat kuulunud 70 Jeesuse jüngri hulka, kelle Jeesus Luuke evangeeliumi 10. peatüki kohaselt läkitas. Luuke evangeelium on selline lugu, kuidas Jeesus läkitab 70 jüngrit. Ananias oli nende hulka kuulunud, niimoodi ütleb pärimus. Ja pärast Jeesuse hukkamist, ülestõusmist oli ta nende seas, kes seda ülestõustud kohtasid ja kus ilmus, kelle peale langes püha vaim 4 pühapäeval. Ja Ananias läks tagasi Damaskusesse, viis sõnumi sinna ja seal tekkis suur kogudus. Nii et kui kogudus seal tekkis ja Paulus läks neid arreteerima, siis on seosed näha. Ja Jeesus kutsus Paulus apostliks. Edasi hakkabki pihta 13. kuni 28. peatükini ehk siis lõpuni kirjeldatakse põhiliselt Paulust ja tema 3 missioniteekonda. Need on kohe igati kuulsaks saanud. Need teekonnad lähtuvad Antiookiast algusest igatahes, sest kristlus levis Jeruusalemmast Juuda ja Samaaria maal ja apostlite tegude raamatus on öeldud ka, et ta jõuti Antiookiani. Alguses kristlasi hüüti teelkäijateks või ka natsaretlasteks. Ja siiamaani araabia keeles kristlased on Nassara oli vist ja juutidel Notsriim. Seesama nimetus on heebrea ja araabia keeles säilinud kristlaste kohta ja see on seotud Natsareti nimetusega. Aga Antiookias tekkis kogudus, kus kreeklased omandasid juba ülekaalu. See oli suur Kreeka linn. See asus kus kohas?
see asus, mis asi on Levant? Levant on, mis asi on Maghrib? Maghrib, Levant. Maghrib on just, ütleme Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Liibüa on Maghrib. Levant on tänapäeval sealt Gaza sektori kandist kuni üles Türgini, kui me kujutleme Vahemerd ette, selline vasak, see idakallas on niisugune sirge Vahemerel. Vaat selle sirge kalda tagused maa-alad. Ees-Aasia, see piirkond on Levant. Ja Antioquia jääb sinna üsna üles, kus idakallas hakkab juba liikuma lääne poole üsna järsult. Vaat sinna ülespoole äärde, mitte päris mere äärde, aga merest natuke eemale Orontese jõe äärde jääb Antioquia ja see oli Rooma riigis suuruse poolest 4. linn. Rooma, Aleksandria, Antioquia, Kartaago ehitati uuesti üles ja pärast siis tuli see Byzantion või Konstantinoopoli juurde veel 5. Antioquias oli Peetrus tegev, seda kirjeldatakse, seda nimetatakse siin Apostlite tegude raamatus ja Paulus räägib sellest oma Galaatia kirjas. Ja muide, vanad patriarhid, praegune Moskva patriarhaat on hoopis hilisem, 16. sajandi lõpus moodustatud venelaste survel. Konstantinoopoli patriarh seda tegi, kes Moskvat väisas 1589 või mis oli umbes nii. Samal ajal, kui meil siin Liivi sõda oli lõppemas ja poolakad võimu võtmas. Aga vanad patriarhaadid ei olegi isegi Konstantinoopol mitte, vaid need, mis on apostlite aegu rajatud. Jeruusalemm, Rooma, Aleksandria, mille rajas Markus, Peetruse õpilane Markus, kes läks sinna kohe peale Peetruse surma ja mõne aasta pärast ka hukati juba. Ja Antioquia. Alles hiljem tuli juurde Konstantinoopol ja Moskva muidugi veel hiljem ja neid patriarhe on veelgi tekkinud, väiksemaid. Ja Antioquia on lähtekohaks, kus Paulus läheb Barnabasega oma esimesele missioniteekonnale läbi Väike-Aasia linnade aastatel 46-47. Aastate kohta kehtib ikka see, et ühte ja teist pidi võib olla mingi väike kõikumine. Tehakse ring peale, minnakse tagasi ja juba natukese aja pärast aastatel 49-52 toimub teine missioonireis, aga enne seda aastal 48 toimub Jeruusalemmas apostlite kontsiil või kirikukogu. Seda kirjeldatakse Apostlite tegude raamatu 15. peatükis ja sellega Pauluse kiri galaatlastele vihjab sellele mitu korda. Küsimuseks oli tekkinud see, kristlus kiiresti levis. Küsimuseks oli tekkinud see, kas paganad peab allutama juudi seadusele. Eks selle juudi seadusega ole üks omamoodi keeruline lugu olnud ja eks mina olen pidanud seda ka läbi mõtlema mitmel viisil. Aga mulle tundub praegu, et nagu paljude asjadega, kui mõned keerulised asjad korduvalt läbi käia, mitte ainult personaalselt, vaid ka kollektiivselt ja ajalooliselt, siis hakkavad minema lihtsaks. Ma ei hakka kõike praegu rääkima ja ega päris lihtne ei ole see siiamaani see teema. Aga kõigepealt ütleme ikkagi niimoodi, et kristlastel oli seal üsna selge kohe, et juutide rituaalseadused, mitmesugused, need pole üldse tähtsad teistele rahvastele, vaid ainult juutidele. Kuid juudi seaduse sees on eetiline seadus,
Jumala loodud on loodusseadused, moraaliseadused ehk inimisikuga seotud seadused ja samuti sisaldab Moosese seadus igasuguseid rituaalseid käske, mis olid omal ajal vajalikud, aga mis ei ole teistele rahvastele vajalikud. Kui on küsimus, kas seaduse läbi saab õndsaks, siis tänapäeval selgub, et ega juudid ka seda ei väida. Kui rangelt võtta. Õndsaks saab Jumala armust, ütlevad nii kristlased kui juudid. Erinevus on selles, et juutide järgi hoiab seadus meid õigel teel ja kui me selle seaduse teel käime, siis Jumal on armuline ja teeb õndsaks. Meie kristlased ütleme, et Jumala arm avaldub, et täpselt sama, seadus on õigel teel, hoiab meid õigel teel, puhtaks ta ei tee, seda ei eeldi südamest puhtaks ei tee, seda ei eelda ei juudid ega kristlased. Aga armust saame õndsaks, võime öelda meiegi kristlased, et meil on lisaklausel. Jumala arm ilmus teostununa Jeesuse Kristuse isiku ja saatuse kaudu. Tema sündis uue inimesena, kelles Jumala Shekhinah ehk kohalolek oli täiuslik, sellepärast teda nimetatakse ka Jumalaks, kuigi ta on inimene, mõlemad väited on õiged. Ja kui ta suri ja üles tõusis, siis sellega on nüüd arm teostatud. Ja sellepärast kristlased lisavad juurde, et Jumala seadus on kasvataja Kristuse poole, Jumala armu teostumise poole. Seda ei ole juudid omaks võtnud. Aga muidu nende suunitlus on õige. Kui Kristus tagasi tuleb, siis ütleb Jeesus ise juutidele, siis te võtate mind omaks, siis te hüüate mulle Hosianna. Ja Paulus ütleb, kogu Iisrael päästetakse. See, kes veel Iisrael on, see päästetakse. Kes enam Iisrael ei ole, ära langenud juudid, ega need siis sinna nende hulka ei kuulu. Ja see on ka sellepärast, miks tänapäeval instinktiivselt nagu tajutakse, et juutidega on ikkagi ühine see tee. Et ühest küljest on ikkagi erinevust, aga teisest küljest on ikkagi see suund ühine. Ma ise näen seda ju Jeruusalemmas. Nii kui seda nutumüüri nähakse, nii kohe ise ju kristlased. Kohe lähevad põlema, kohe tahetakse sinna minna, miski tõmbab, miski on ehtne. No mis sa lähed sinna juudi nutumüüri juurde, eks ole, võiks ju küsida. Aga ma olen mõelnud järgi, juudid palvetavad seal ju Kristuse poole. Nad ei tea, et see Kristus on Jeesus. Nad arvavad, et Kristus ehk Messias on alles tulemas. Aga nad palvetavad, et Messias tuleks. On üks nende palvesisusid. Nende jaoks on Messias anonüümne. Ja on juute, kes on öelnud, et kui lõpuks selgub, et see ikkagi Jeesus on, nagu kristlased väidavad, et siis amen, siis olgu nii. On selliseid juute ka olemas. Ja Paulus räägib ka niisugustel teemadel kogu aeg ja Damaskuses oli Roomas oli suur juudi kogudus, Damaskuses oli suur juudi kogudus ja seal siis Paulus kutsuti Jeesuse poolt apostliksi. Seda kutsumist kirjeldatakse 3 korda apostlite tegude raamatus. Kõigepealt 9. peatükk ja siis veel 2 korda hiljem, kui ta jutustab seda Rooma asehalduri ees ja kui ta ükskord veel sellest kõneleb. Kusjuures detailid erinevad. See näitab seda, et mõnel juhul Luukas ja nemad tollal mõnele detailile nii palju tähtsust ei pööranud. Ühel koha peal ütleb Paulus, et tema kaaslased ei näinud midagi. Kuulsid ainult häält, kui Jeesus ilmus ja teisel juhul öeldakse, et nad kuulsid, et nad ei kuulnud midagi, aga nägid ainult valgust. Nii et küllap tunnetusvõime võib olla nii ja naa, aga ta on lünklik. Paulus on see, kes sai täisilmutuse, teised nägid natukene, ütleme nii, kusagilt ääre pealt sisse piiludes. Ja aastal 48 pandi paika
apostlite kontsiilil Jeruusalemmas see, mis vahepeal oli tekkinud aktuaalse küsimusena, et paganad ei pea ennast ümber laskma lõigata. Aga samal ajal on näha Pauluse kirjadest ja kristlaste hoiakutest Jumala eetiline seadus jäi kehtima. Eetiline seadus on 10 käsku. Ja 10 käsku on ka juutidel ikkagi väljendab põhieetikat ja üldse Moosese seaduse tuuma. Ja 10 käsku on ka sellised, et raske on üldse midagi teistmoodi nimetada, kui seal on kirjas, sest teeb ikkagi lõppude lõpuks sama välja. Kui sisu on adekvaatne. Teine missionirännak Paulusel kulgeb jälle läbi Väike-Aasia aastatel 49–52 ja talle ilmub unes Troase linnas ehk siis kunagine Trooja, mida mäletati juba Iliase eeposest saadik, kui Aleksander Suur käis Pärsia riiki vallutamas, siis ta käis veel Troojas ka, sest seda kohta hoiti meeles. Ja seal sai Paulus unenäo, et keegi Makedoonia mees ütles talle, et tule üle väina Euroopasse, seal sind oodatakse. Ja siis Paulus läheb üle Dardanellide või üle Bosporuse, vist oli Dardanellid. Läheb Euroopasse. Philippi linn on Põhja-Kreekas, viibib seal, käib Thessalonikas. Tänapäeva Thessalonika on täpselt samamoodi olemas Kreeka linn, suuruselt teine linn. Läheb edasi Ateenasse, Korintosesse. Korintoses rajab koguduse ja läheb tagasi, teise reisi lõpus läheb tagasi jälle sinna Juudamaale, Antiookiasse tagasi. Sel ajal, kui Paulus oli Korintoses aastal 51–52, sel ajal oli Rooma asevalitsejaks Gallio nimeline mees ja Gallio raidkiri leiti aastal 1905 ja siis nende arheoloogilise leidmisega ja Uue Testamendi andmetega ja muude ajalooliste andmetega seoses saadi paika see aeg, mil Paulus oli Korintoses 51–52. Ja ta läheb tagasi Antiookiasse ja õige pea, eks ta niisugune liikuv inimene oli, kaua paigal ei püsinud. Õige pea jätkas ta oma 3. missioniteekonda. Siiski tuleb meelde, mis jäi ütlemata. Ma ütlesin, et ta paigal ei püsinud, aga samal ajal oskas paigal püsida ka. Sest kui ta oli ristitud Ananiase poolt Damaskuses, siis on kirjas, ta ise teatab, mismoodi ta oli pärast seda 3 aastat Araabias. Kus? Nii et 3 aastat ta kuskil oli, mille kohta pole mingeid muid teateid. Kus? Seda keegi ei oska öelda. Araabia ulatus, Araabia jagunes 3 osaks. Araabia deserta või ehk siis kõrbeline tühi Araabia, teise nimega Araabia Magna, Suur Araabia, oli tänapäeva Saudi Araabia umbkaudu, kus praegu need läbirääkimised venelaste ja ameeriklaste vahel ja ukrainlaste vahel toimuvad. Araabia Felix jäi terveks. Araabia Felix oli Lõuna-Araabia ja Araabia põhjaosa, Araabia Petraea, on siis tänapäeva Jordaania, Siinai poolsaar kuni Damaskuseni välja, Süüriani välja.
Seda ütleb kirikuisa Justinus, et niimoodi nimetatakse Araabiat, kuigi et eks piirid võivad kõikuda eri autorite puhul. Ja sellepärast Damaskuse juures toimus Pauluse pöördumine, kui ta kutsuti, kus ta viibis seal Araabias, tõenäoliselt Araabia Petraeas. Ja on arvatud, et ta käis Siinai mäel. Ise ta ütleb, et Siinai mägi on Araabias, mis võib tähendada, et ta ei ole üldse, kus kohas Araabias täpselt, aga tuleb välja, et ikka Siinai poolsaart nimetati ka Araabiaks, vähemalt mõnedel juhtudel. Ja kus ta täpselt oli, keegi ei tea, aga tõenäoliselt ta oli üsna tegevuseta. Rohkem mediteeris, rohkem süvenes. Ja pärast, kui ta 2 aastat Roomas oli koduarestis, siis ta oli üsna tegevuseta, aga muidu liikus ringi. Ja ei maksa kohe öelda, et tollal inimesed olid ainult paiksed. Jah, rändureid on tänapäeval rohkem, sest meil on lennukid ja sõiduriistad. Aga teatud inimesed on liikunud kogu aeg päris palju, kaupmehed, samuti sõdurid ja nii nagu Paulus, taolist tüüpi inimesed. Igatahes ta oma 3. missioonireisile läks ka õige pea Antiookiast aastatel 52 kuni 57. Läks edasi, elas tükk aega Efesoses paar aastat ja jäi mitmeks aastaks Efesosse. See on siis tänapäeval seal ka olemas, Efesose varemates käiakse tihtipeale ja Efesos on linn, kus pärast oli ka Johannes, kes ka sinna on maetud, sinna lähistele. Apostel Johannes. Efesoses läks Paulus edasi taas läbi Filippi, läbi nende Kreeka põhialade läks Korintosesse ja Korintoses siirdus uuesti tagasi läbi põhjaalade Filippi Troase, läbi läänepoolsete Väike-Aasia alade ja saarte, sealhulgas Saamose saar, Roodos mitmelt poolt, kus ta läbis ja jõudis Jeruusalemma. Jeruusalemmas ta arreteeriti ja juudid tahtsid ta üle oma kohut mõista, aga roomlased tulid Antiookia kindlusest. See on praegugi näha, seal kohapeal on praegu üks kool. Vahepeal oli üks kasarmu, seal kus oli roomlaste kindlus. Ja tulid roomlased ja võtsid Paulus oma kaitse alla. Ja viisid ta ära Kaisarea linna. Kaisarea on Herodes Suure poolt asutatud linn Vahemere ääres Jaffast natukene põhja poole, 100 kilomeetrit. Võib-olla nii palju polegi. Ja ta kasvas ka suureks linnaks ja seal oli Paulus 2 aastat vangis. Luukas, kes tema saatja oli, tõenäoliselt tol ajal liikus ringi mitmesugustes paikades seal lähikonnas, võis külastada Jeesuse perekonda, kui ta oma evangeeliumit kirjutas just umbes sellel ajal. Ja pärast seda, kui Paulust üle kuulati Rooma asehaldurite poolt, kui ta nõudis keisri kohut, et ta on Rooma kodanik, mida ta oligi juba sünni poolest. Ta oli ise Benjamini suguharust ja Troase linnast, mis on ka Väike-Aasia rannikul Antiookia suhtelises läheduses. Tegelikult ikka mitusada kilomeetrit vahet, aga kui me kaardi pealt vaatame. Ja tema perekond, tema isa oli kuidagimoodi juba Rooma kodanik, kuidas täpselt ei tea, aga kodakondsust oli võimalik osta.
nii nagu Ameerika keiser praegu ütles, et Ameerika kodakondsust saab osta 5 miljoni dollari eest, nii oli ka Rooma kodakondsust võimalik raha eest osta, mis ei ole väga halb idee. Kui sa ikka maksad, siis sul tulevad mõningad õigused ja siis sa ise muretsed selle pärast ka, et olla lojaalne, sest muidu oled ju ilmaasjata suuri summasid makstud. Et see ei ole päris nii, see ei ole päris asjatu mõtlemine. Ja siis ongi niisuke lugu, et Paulus saadetakse, kuna ta nõudis keisri kohut, saadetakse aastal 60 laevaga Rooma, juba 59 lõpus, talvitub Maltal, kuna laeva hukk toimus, jõuab Rooma ja viibib seal 2 aastat, kusjuures mainitakse, et tema juures käisid sõbrad sisse ja välja. Ja isegi keisrikojast on tema juures inimesi, seda viitab, tuleb välja tema kirjadest, kes tema juurde jäid. Kuidas need kohad kõlavad. Aga kui saabusime Rooma, anti Paulusele luba jääda oma ette elama ühes sõduriga, kes teda valvas. Paulus jäi 2 terveks aastaks oma üürielamusse ja võttis vastu kõiki, kes tulid tema juurde. Ja kuulutas Jumala riiki ning õpetas Issandast Jeesusest Kristusest kogu julgusega ilma takistavuseta. Nii et seal oli ilmselt, nad eriti laisad inimesed ei olnud, aga kuna ei saanud oma aktiivsust väljapoole rakendada, et ringi rännata, tuli ühe koha peal istuda, siis kui Pauluse kirju vaadata, siis ilmselt seal oli päris agar kirjanduslik tegevus. Oli Roomas seal tollel perioodil just. Samuti tollel ajal ilmselt kirjutas Luukas oma apostlite tegusid, mis lõpeb just sellega, et Paulus nagu ta ütles, need olid viimased read. Paulus jäi 8 aastaks Rooma, sellega lõpeb apostlite tegude raamat ja Paulus läks minema. Kusagil pole öeldud, et Paulust oleks hukatud. Kuhu Paulus läks? Kui vaadata kirikuisa teateid, nüüd läheme kaugemale apostlite tegude raamatust. Kui vaadata kirikuisade teateid, siis on mitte ükski kirikuisa ei teata seda, et Paulus oleks pärast seda, kui ta Rooma ilmus, hukatud. Ikka, kui temast räägitakse, teda ei hukatud esimese Rooma käigu ajal, vaid teisel Rooma käigul. Kus ta vahepeal oli? Pauluse kirjades nimetatakse Clemensit ja San Clemente kirik on praegu ka Roomas olemas, sinna lähme kohe varsti. San Clemente, keegi ei tea, miks ta selle koha peal on, võib-olla elas see Clemens seal. Igatahes Clemens oli Rooma koguduse piiskop ehk siis tänapäevase terminiga paavst. Ta oli 3. või 4. peale Peetrust, 4. vist. Ja teda nimetatakse Pauluse kirjas. Pauluse kirjas Filipplastele oli ta vist või oli kolosslastele. Ja Paulus ise kirjutab Rooma kirjas, et ta kavatseb külastada Hispaaniat. Ja nüüd see Rooma Clemens, Rooma piiskop Clemens, keda mainitakse Pauluse kirjades, kirjutab oma esimeses kirjas Pauluse kohta, et ta oli kuulutanud kogu maailmale ja tulnud lääne piirini. Mis see tähendab? Kui Clemens kirjutab Roomast, siis ta lääne piiri all ilmselt Roomat ei mõelnud, sest Rooma riik ulatus Apeniinidelt Püreneedeni. Seal on lääne piir.
Clemens vihjab, et Paulus käis Hispaanias. Kuna see vihje on nii ebamäärane, siis keegi ei julgeta ka päris kindlamalt öelda. On olemas Hispaania mõningaid kohalikke pärimusi, mille jäljed ulatuvad alles kuskil keskaega. Kas nad enne ka olid, ei tea, võib-olla olid, aga ei näe. Ja kõiguvad ka, nii et kindel ei ole. Aga selline vihje Clemensil ikkagi teeb tõenäoseks, et ta korra käis. Arvatavasti ta ei olnud seal kaua, sest ladina keelt ei osanud ja Hispaanias ei osatud enam kreeka keelt rahvas niimoodi nagu mujal. Miks Hispaaniasse? Mis ta sinna otsis? Ja kui vaadata, kuidas ta Apostlite tegude raamatus käitub, siis ta alati, nii nagu oma kirjades ka ütleb, et kõigepealt juudile ja siis kreeklasele ja teistele. Et Jeesus tuli ka, nagu ta evangeeliumis ütleb, esmalt juuda rahvale, aga siis läheb ka teistele edasi. Ja Paulus ka Apostlite tegude raamatu kirjelduses on hästi näha, ta käis alati kõigepealt sünagoogis. Kõik käib korra järgi, nii nagu leping ette näeb. Et kõigepealt käib sünagoogis, siis kui teda sealt vastu ei võetud või ära aeti, igasuguseid selliseid lugusid on Apostlite tegude raamatus, kus teda välja pekstakse, koguni vangi pannakse. Ja siis läheb ka pöördub kreeklaste poole ja teiste poole üldse. Kui ta nüüd Hispaaniasse tahtis minna, siis sellest tehakse järeldus, et seal olid juudi kogudused. Küllap olidki. Aastal 1492, siis kui Columbus avastas Ameerika, aeti juudi kogudused Hispaaniast välja. Hispaania kuninganna Isabella või mis ta nimi ja kuninga poolt, Filippe poolt. Kujutage ette, esimesed viited Pürenee juutidele on Salomoni ajast. See on siis üle 900 enne Kristust on nad seal. Pauluse ajal neid ei mainita üldse, nad on nagu väljas mängust. Aga Paulus läheb Hispaaniasse, siis tõenäoliselt arvestas, et seal on juudi kogudusi. Varsti avastatakse, et seal tulevad juudid jälle välja igasugustest andmetest ja mingil ajal, keskajal on seal lausa juutluse keskus, siis kui Cordova kalifaat oli tugev. Islami võimu all oli see paik. Hispaania juutidest tulevad igasugused kõvad mehed, kõige kõvemad keskaja juudi filosoofid ja intellektuaalid, kes ka löövad kristlaste ja islamusuliste seas läbi nagu Yehuda Halevi ja Mooses Maimonides, keda Kalle Kasemaa on eesti keelde tõlkinud. Nii väike keel nagu eesti keel. Kalle Kasemaa on meile väga võimsaid niisuguseid vanu raamatuid vanadest keeltest tõlkinud. Kellel on huvi, saab raamatukogust laenutada või osta. Ja seal käis siis ka Paulus, aga tõenäoliselt tal ei olnud seal mingit pikka lugu ja ta läks minema ja temast saab jälgida ainult seda, mis saab kaudselt tema kohta teada. Tuleb välja, et ta tegi veel 4. reisi, mis selgub Uue Testamendi mitmesugustest andmetest. Aga ma teen siinkohal väikese pausi sellepärast, et need 4. reis on kokku pandud vihjete põhjal, mis kõik väga hästi klapivad. Aga samal ajal, kui Paulus nüüd neid rännakuid tegi, kirjutas ta oma kirjad. Ta on kokku kirjutanud 13 kirja, seda nimetatakse ladinakeelse uhke nimetusega Corpus Paulinum. Ja sinna hulka paigutatakse klassikaliselt ka ilma adressaadi nimeta kiri heebrealastele. Aga sellest kõigest ma teengi nüüd natukene juttu, enne kui läheme edasi tema 4. reisi juurde. Tavaliselt tuuakse igal pool välja 3 reisi,
sest need on konkreetselt kirjas Apostlite tegude raamatus ja mitte keegi nendes kahelda ei saa. Aga mõningate inimeste elukutseks on kahtlemine. Ja kuna neljas reis on kokku pandud küll väga selgetest viidetest, siis nemad ei taha seda hästi uskuda, mida on kogu aeg nii aru saadud, on siis nüüd ka vaidlustatud mõne poolt. Ja siis nagu sellest ei taheta nii väga rääkida. Aga me räägime varsti. Pauluse kirjad on üldiselt, nad on üldse Uue Testamendi tekstidest kõige raskemad, võiks öelda. Nad on ikkagi ülikooli mehe kirjutatud. Ta oli lõpetanud Jeruusalemmas, tänapäeva tõlkkeeles võiks öelda Jeruusalemma ülikooli professor Gamalieli juures ja oli väga edukas, cum laude, jõudis teistest ette, nagu ta ise teatab. Ja eks see peegeldab ka tema kirjades ja tema võimes rääkida niisugustel teemadel, mida läbi sajandite on arutatud ja mõeldud. Kristlus lõi läbi ikkagi sellepärast, et see sõnum, mis ta kuulutas, on päriselt nii. Ja Kristlus on olnud lihtne usk, sest seda on võimalik lihtsalt mõista põhiasjus, kui usud, on asi väga selge. Aga samas Kristlus on väga intellektuaalne, seda kõik on võimalik kommenteerida ja seda on näha igasugustes ülikoolides, kui keeruliseks vahelt on asjad aetud ja kui põhjalikult ja detailselt on kõike uuritud. See on pretsedenditu. Võib-olla budistidel on samuti väga võimsad raamatukogud. Nende tekstid on ka tohutu massiivsed, veel massiivsemad, aga neil ei ole sellist detailset teaduslikku uurimust olnud, nagu on kristlastel. Mis oli Pauluse kõige esimene kiri? Kui mina õppisin, siis ma õppisin, et esimene kiri Timoteusele, aga viimasel ajal ma olen lugenud autoreid, kes ütlevad, et kiri galaatlastele. Ja ma kaldun praegu selle poole, et loogilisem on tõesti galaatlastele võtta. Pauluse kirjad Uues Testamendis on paigutatud mitte kronoloogilises järjekorras, vaid pikkuse järgi. Nii nagu Koraani peatükid ehk suurad on pikkuse järgi kõige pikem kõige ees ja kõige lühem kõige lõpus, mitte kronoloogia järgi. Nii on ka Pauluse kirjad piiblis pikkuse järgi. Roomlastele, korintlastele esimene, korintlastele teine, galaatlastele, efeslastele, filipplastele, kolossalastele, tessaloniklastele esimene ja tessaloniklastele teine. Üks kiri on eraisikule Filemonile, siis on veel pastoraalkirjad ehk 3 kirja, 2 kirja Timoteusele, 1 kiri Tiitusele ja selle Corpus Paulinumi lõpus on veel siis kiri heebrealastele, mis on ilma adressaadi nimetuseta ja ilma autori nimetuseta. Kuna nad ei ole kronoloogilises järjekorras, siis ongi küsimus, mis kõige esimene on kiri galaatlastele. Mulle praegu tundub, et need, kes väidavad, et ta kirjutati juba aastal 48, on kõige rohkem põhjendatud. Igatahes on see Martin Lutheri lemmikkiri. Paulus väitleb juudi seaduse kehtivuse üle inimestega, sest kristluses on ikka olnud kogu aeg erinevaid suundi, mitte ainult kristluses, vaid ka juutluses, mitte ainult juutluses, vaid ka eestluses. Igal pool on erinevad suunad. Ja kogudustesse, Galaatia kogudustesse mitmuses olid tunginud õpetajad, kristlikud õpetajad, kes ütlesid, et juudi seadus kehtib. Tuleb lasta ennast ümber lõigata rituaalseadus, kultusseadus. Paulus vastab väga kirglikult, mis osutab sellele, et aasta 48 on alles hiljuti selja taga.
see, kus apostlite kontsiil tegi selgeks, et rituaalseadusi ja kultusseadusi, mis juutidel on, ei tule rakendada mitte juutidele. Need, kes sellega nõus ei olnud, siis ilmselt soovisid ikkagi rakendada ja nendega Paulus väitleb väga kirglikult. Ja sellepärast annab see nagu tunnistust, et kiri võib olla üsna varajane ja võib puudutada neid kogudusi, mida Paulus läbis oma esimesel teekonnal. Galaatiaga on natukene keeruline lugu sellepärast, et galaadid olid keltid. Keltid olid lääne indoeurooplased. Ida poole jõudsid indoeurooplased Indiasse, Pärsiasse, Iraani, Väike-Aasiasse, Kreekasse, lääne pool, Apeniini poolsaarele, Saksamaa, Prantsusmaa aladele ja Inglismaa aladele keltid. Germaanlased tekkisid Lõuna-Skandinaavias ja Jüti poolsaarel. Sklaavlased tekkisid seal keskel baltlaste ja sküütide vahel. Sküüdid olid Ukraina kohal ja Ukraina kohal oli umbes ürgkodu indoeurooplastel. Nii et kelti hõim tuli kusagilt siis tänapäeva Lõuna-Saksamaalt või Prantsusmaalt või kuskilt sealt, keda galaatideks nimetati ja lihtsalt tollal oli ruumi rohkem kui praegu. Läks Väike-Aasia keskosasse sinna, kus praegu on umbes Ankara, Türgi pealinn. Ja seda piirkonda nimetati Galaatia. Aga Rooma riigi administratiivses jaotuses nimetati Galaatiaks ka selle naabruses asuvat piirkonda, kus ei elanud kelti päritoluga galaatlased, vaid provintsi elanikud galaatlased. Kumba Paulus mõtleb? Kõige levinum armuse kohaselt ikkagi seda kelti piirkonda Ankara kandis, aga vastuargumendid on jälle kerkinud. Pole üldse teada, et Paulus sealt oleks käinud sellest midagi, ta korra räägib, et läbi mindud ja tema igasugune toon räägib pigem isiklikke tutvusi, ostab rohkem esile. Veel igasugused detailid on, millest ma kunagi siis lasen trükkida neid asju. Praegu ma ei jõua kõiki asju välja tuua. Et võimalik, et ta kirjutab ka lõunapoolsetele, keda ta ennem oli külastanud. Ja kuna siis just vaieldi seaduse kehtivuse üle, siis see osutub ka sellele, et see võis olla kirjutatud juba aastal 48. Teise hüpoteesi järgi on ta siis kirjutatud 8 aastat hiljem, ütleme, või 7 aastat hiljem. Ja veel, jah. Nii et siin on niisugused mitmesugused versioonid. Edasi, igatahes, kui Paulus oma teisel missiooni teekonnal tuli Euroopasse, kus unes tal Makedoonia mees palus tulla, siis ta käis Thessalonikas ja läks edasi Ateenast läbi, millest kirjeldatakse apostlite tegude raamatus. Kui me Ateenas käime, tulge Ateenasse, siis maikuus, see läks kohti olema, maikuus seisame keset Areopaagi, seal kus Paulus oli. Paulus ütleb, et Paulus seisis keset Areopaagi ja pidas kõne. Ja me teeme seda kõik järgi. Läheme keset Areopaagi on natukene niisugune lohk. Läheme seisame seal ja siis loeme selle Pauluse kõne maha. Niisugune kalju on see Areopaag. Ja kui ta läks edasi Korintosesse, siis sealt tema kirjutas oma 2 kirja Thessaloniklastele. Talle toodi sõnumeid ja ta saatis esimese kirja ja teise kirja. Mitmesuguseid küsimusi oli. Üks küsimus oli see, kuidas on Kristuse tagasi tulemisega ja surnute üles tõusmisega. Paulus annab vastust nendele küsimustele. Kusjuures on näha kirjade puhul, et küsimused lähevad edasi. Alguses kerkib üks küsimus, pärast küsimus süveneb ja täpsustub. Siis ta vastab järgmisele küsimusele. Esimesest Thessalonika kirjast on see kuulus koht, mismoodi Kristus tagasi tuleb koos inglite ja pühadega taeva suunast niimoodi. Teisest kirjast, teisest peatükist pärineb koht, kus on
öeldud, et tuleb hävituse poeg, hukatuse poeg, kes istub Jumala templisse ja ütleb enese olevat Jumal. Aga see päev ei tule enne, kui on see hukatuse poeg ilmsiks saanud. Nii et arutataksegi, et mis asi see kõik on ja see ei saa ilmsiks enne, kui võetakse maha see, mis teda takistab. Ma võin sellest rääkida ilmselt järgmisel korral või ülejärgmisel korral on selle põhjal neid asju mõistatatud siiamaani, mida see tähendada võib. Edasi Korintosest pöördus teise missioonireisi aegu Paulus tagasi Antiookiasse, Lääne-Süürias ja läks kolmandale missioonireisile läbi Väike-Aasia. Seal ta viibis mitu aastat Efesoses ja Efesoses kirjutas esimese kirja korintlastele. Talle toodi jälle sõnumeid, et seal on asjad paigast ära, Peetrus on käinud ja ühed on Peetruse poolt, teised on Pauluse poolt. Ja siis ütleb, et ärge siis kiskuge selle oma vahel. Ja kui ta hakkas Makedooniasse minema, juba Makedoonias rändas Korintuse poole edasi, ta läks ise ka kohale edasi, siis sel ajal kirjutas teise kirja korintlastele. Ja seal tulevad siis igasugused küsimused arutusele. Korintuse koguduses on ainus kogudus, kus toimub keeltega rääkimine. Keeltes rääkimisest on juttu apostlite tegude raamatust 4 pühipäeval ja Korneliuse juures. Sel hetkel, kui on algimpulsid, kus püha vaim langeb päris alguses, kuuldakse kõiki rääkimas oma keeli. Korneliuse juures, kui evangeelium liigub juutide juures kreeklaste ja roomlaste juurde, siis toimub keeltes rääkimine. Rohkem keeltes ka rääkimisest kusagil ei ole juttu, mitte üheski Pauluse kirjas pole sellest juttu, välja arvatud esimene kiri korintlastele. Ja pärast seda, kui esimeses Korintuse kirjas sellest on juttu, ei ole keeltega rääkimisest juttu kuni 19. sajandi alguseni. 1900 aastat elas kristlaskond nii, et keeltega rääkimisest ei räägitud. Ja kristlaskond on täis pühakuid ja usuinimesi. Nii et mida selle keeltega rääkimise puhul ka, kuidas neid asju ka tõlgitsetakse, see läheb liiga kaugele antud juhul. Ei ole see asi, mis kindlasti peaks olema. Pigem Paulus noobib, et te lähete, kord läheb käest ära teil seal sellega. Mingi ekstaatiline kõnelus aeg-ajalt tuleb ette, et inimene võib rääkida mõnda võõrast keelt ilma ette teadmata. Selliseid juhtumeid võib olla ka varem kiriku ajaloos. Seda püha võim võib ikka anda vahel. Aga see ei tähenda seda, et inimesed tulevad kohale, hakkavad siis keeltega rääkima spetsiaalselt. Paulus ütleb selle peale, et kui te niimoodi seal lalisete ja kuskilt kõrvalt tulevad inimesed sisse, et kas te ei arva, et te olete hulluks läinud, et nii külerge tehke. Et sellepärast on kristlased õigesti teinud, et nad ei ole harrastanud keeltega rääkimist. Kui Jumal annab kellelegi mingeid keeli, Luter ütleb ka muide, et kui Jumal peaks talle mingit keeli andma, et tema võtab hea meelega vastu ja tal pole midagi selle vastu, et aga ta saab aru, et Jumal ei tee nalja niisuguste asjadega. Et kui vaja, siis Jumal annab, aga üldiselt seda ei ole vaja. Ja küllap saab anda mulle ja sulle, kui see kuskil vajalik on, aga mitte selleks, et ma mingit näitan ennast, et ma olen väga vaimulik. See ei ole Jumalale väga meelepärane, kuigi et eks me edevad kõik ole natuke. Ja ma olen ikka üks päev, ma ei tea, kas ma teile rääkisin, üks päev ma palusin Jumalat, ise naersin, et ma üldse ei võta tõsiselt. Et Jumal, ma tahaks õhus hõljuda, leviteerida. Vaat kui äge oleks. Inimestele näidata, ma ei tea, kas ma teile kõnelesin ükskord juba või rääkinud. Ühesõnaga, ma tajusin järsku nii, et mina ei võta tõsiselt, Jumal saab hästi aru. Loomulikult oleks ju tore õhus hõljuda, siis kohe pärast kuulavad kõik kohe, siis kuulavad. Samal ajal jälle, kes ikka ei usu ja uskuda ei taha, ega see siis ka ei usu. Ütleb, et tegid mingit trikki. Et niisuguseid võimsaid imesid annab Jumal seal, kui seal mingi kasu on. Mitte edevuse kütmiseks, vaid ikkagi selleks, et sellel on mingisugune ülesanne täita.
ja esimeses Korintuse kirjas on igasugused koguduse probleemid, eetilised küsimused, abielu küsimused kerkivad, niisugused asjad ja Paulus neid lahendab ja samuti on edasi nihkunud ajastu lõpu küsimus. 15. peatükis Paulus räägib väga pikalt surnute ülestõusmisest, algab Kristuse ülestõusmisega, lõpetab surnute ülestõusmisega. Enne seda on ta rääkinud püha õhtusöömaja seadmisest ja igasugustest muudest asjadest, nii et esimene Korintuse kiri on üks niisugune väga võimas kiri. Teine samuti, ta on lühem juba ja ta toob jälle uued aspektid surmajälgse seletamiseks, Kristusega kohtumise seletamiseks, nõnda nimetatud Kristuse müstika, nagu on nimetatud, mis ilmneb siis, kui püha vaimu läbi Kristusega kohtumine toimub eriti intensiivselt. Need väljendid on teises Korintuse kirjas ja ka mujal. Nii et väga olulised kirjad on need igatahes, mõlemad kirjad korintlastele. Ja kui Paulus on nüüd Efesoses esimese Makedoonias teekonnal Korintosesse teise kirja neile kirjutanud, siis jõudes Korintosesse kirjutab Paulus kirja roomlastele. Tundub, et ta enam eriti koguduse elust nii intensiivselt osa ei võta kui varem. Vahepeal on kogudus arenenud juba ja kasvanud ja ta kirjutab oma kõige pikema kirja roomlastele, mis on mingil moel Galaatia kirjaga suguluses. Teemaks on juudi seadus, aga veel igasuguseid muid asju ka, mis pärast, sest Rooma koguduses oli palju juute. Mitte ainult, aga palju juute. Ja Rooma kogudus lõpetab, Rooma kiri lõpeb peatükiga 16, kus Paulus loetleb 24 nime, keda ta tervitab. Ma Roomas toon ka seda esile, nii et kes tuleb Rooma, siis seal räägime uuesti. Paulus, olemata kunagi Roomas käinud, kirjutab Korintosest roomlastele ja tervitab 24 inimest. Kuidas nii? Seal on silmapaistvad nimed, 2 tükki on Küreene Siimoni pojad, kes kandis Kristuse risti, tuttavad isikud algkristluses järelikult. Seal on veel huvitavaid nimesid, ühe nime kuju on leitud Rooma katakombidest. Kas see sama isik on, kaheldakse, aga see nimi oli seal levinud Roomas igatahes. Ja seletus on väga lihtne. Kui Paulus oli, antud juhul on 3. missioonireis, kui Paulus oli teisel missioonireisil Korintoses, siis oli see veel aeg, kui Roomast välja saadetud juudid, Rooma ajaloolased teatavad, et keiser Claudius saatis juudid Roomast välja aastal 48 ja kui Claudius suri aastal 54, siis said nad tagasi minna. Et need samad juudid, kes olid pöördunud tagasi Rooma, on need, kellega Paulus oli oma teise Korintuse reisi ajal tutvunud ja nüüd 3. reisi ajal Korintoses istudes ja nähes, et neid ei ole kohal enam, tervitab ta neid kirja teel. Ja kirja viijaks on keegi Foibe, keegi rikas naine. Rikkad naised ja vaesed naised mõlemad on kogu aeg kristlikku kogudust kandnud. Ja mitmesuguseid selliseid huvitavaid persoone kerkib, oleks ainult rohkem andmeid, küll oleks huvitav ja põnev. Kahjuks ei ole võtta. Rooma kiri võtab siis läbi need igasugused, see oli Luteril jälle tähtis kiri. Kõik see, kuidas moodi inimene õndsaks saab seaduse tegudest, käsutegudest või armust ja kuidas moodi püha vaim toimib ja igasugused teemad, mis seda läbivad. Ja lõpuks jõuab ka sinna välja, et kogu Iisrael päästetakse, kui Kristus tagasi tuleb. Ja Iisraelile on tulnud osaliselt paadumus, aga lõpuks tuleb ta taipamisele, kui Kristus tuleb. Paulus on Rooma kirja lõpetanud, Foibe on ta Rooma ära viinud, laevaga sõites tõenäoliselt. Ja
Paulus on läinud Jeruusalemma, kus ta arreteeritakse, istub Kaisareas 2 aastat vangis. Siis läheb laevaga Rooma, Maltal talvitutakse, kuna laev hukkus, jõutakse Rooma ja elab 2 aastat Roomas. Tuleme tagasi seal, kus me katkestasime. Ja väga hästi klapivad igasuguste andmetega 3 suurt ja 1 väike kiri on tal Roomas kirjutatud. Kiri filiplastele, Filippi linna inimestele, kus ta läbi käis Põhja-Kreekas või Makedoonias. See klapib väga hästi, on näha, et Epafroditose vahendusel on ta suhelnud nendega. Vahel on nimed kirjas kõik, kelle kaudu käib suhtlemine. Teine kiri on kiri kolosslastele. See on huvitav sellepärast, et Paulus seal ei olnud käinud Kolossas, aga Roomas olevate inimeste kaudu ta kuulis, mis seal toimus ja küsimused, mis seal olid, kuulis nendest ja vastab nendele küsimustele ja selgitab väga olulised kirjad, mis just Roomas on kirjutatud, on jälle uus tasand. Küsimused arenevad edasi, räägitakse üldse Jeesuse isikust pikemalt, selgitab Paulus ja eefeslastele kiri, mis on läkitatud siis Roomast. Need on niisugused tugevad kirjad ja nagu näha esimeste kirjadega järjest tulles, siis juba mõnede aastate jooksul uued teemad ja tulevad uued rõhuasetused vahel ka. Ja väiksem kiri on kiri Filemonile või Filemonile, kuidas keegi ütleb. See on üks inimene, kus ta nüüd elaski? Kas ma ei olegi märkinud kohta, kus ta elas? Ta elas ühes kas ta elas Kolossas vist? Vist elas Kolossas, aga ega see ei ole nii. Näed, ega siis kõike viimseid detaile ka kõik ei saa meeles pidada. Filemoni kiri on kõik väga lühike ja minu meelest jah, ta elas kuskil seal ühes nendest linnadest. Ei ole põhjust ju meelde jätta, kui niimoodi lihtsalt vaatad. Et talle tuba valmis seataks, nimetab veel koguni ja okei. Nii et 2 aasta jooksul 4 kirja kirjutada, ega see pole suurt midagi, see on köömes. Ja pealegi ei tuleb ikkagi meenutada, et kirja kirjutamine käis niimoodi, et kirja saatja kõva häälega rääkis ja kirjutaja kirjutas üles. Paulus on kõnelenud ja kirjutaja on üles kirjutanud. Kusjuures vahepeal sai teha pausi. Mõne koha peal on näha teemalised jõnksud sees, et järsku kiri muutub natukene. Siis on arvata, et vahepeal käis magas või ma ei tea, sõi või tegid puhkuse või mis nad tegid või järgmisel päeval jätkasid. Ja sellist asju on näha ka selles, et kui ta vastab mingisugustele küsimustele, siis need küsimused, mis talle ette on antud ja võib-olla kirjutamise ajalgi inimene küsis veel, siis ta jätkab vastamist selle küsimuse põhjal, mis talle on esitatud. See tingib selle, et kirjades on natukene erinev stiil, sest küsimused tulevad erinevatest kohtadest. Aga need inimesed, kes on valinud endale ametiks kõiges kahelda, siis nemad võivad teha järeldusi, et need ei olegi Pauluse kirjad. Ja vahepeal mõningate kirjade puhul on need kahtlemised tugevalt läbi löönud. Teadlaste kutsehaigus on liigselt kahelda, nende hea omadus on parajalt kahelda. Aga tundub, et see hakkab ka murenema, et ikkagi selgub, et pole mingeid põhjuseid Pauluselt kirju ära võtta. Pealegi olid juudid ammuilma, on teada, väga pingsalt jälgivad oma teoste suhtes, et kõik oleks hästi korras.
Seda, et umbluud aetakse, seda on mõned välja mõelnud, selle kohta ei ole mingeid andmeid. Ja on 2. sajandil tuli välja, et üks diakon Väike-Aasiast omistas Paulusele Pauluse teod, kirjutas Pauluse nime all. Ja kui see välja tuli, siis ta lasti ametist lahti, sest ta tegi lubamatut asja, see oli küll Pauluse austuseks mõeldud, aga see ei olnud Pauluse enda oma ja seepärast ei tohtinud ta niisugust asja teha. Aga üks huvitav asi, mis seondub veel selle perioodiga Roomas, on kiri heebrealastele. See on väga võimas kiri. Tohutult heas kreeka keeles, peaks nagu parem kreeka keel olema kui Paulusel endal, kellel vist oli, ta võis olla kreeka keeles, võib-olla oli Paulusel esimene keel ka kreeka keel, kes sedagi oskab öelda. Heebrea keelt ta oskas ja ei oska seda öelda või oli ta kakskeelne. Igatahes heebrea keele tekst on väga hea kreeka keel ja teema on selline, mida Paulusel kusagil mujal ei ole. Jeesus kui ülempreester. Sellist teemat pole üldse kusagil mujal, Paulusel ka mitte. Ja kuna teema on niisugune teistsugune, kirjutaja ilmselt ei ole ka Paulus, sest stiil läheb kõvasti lahku, siis tänapäeval on üldiselt öeldud, et see kiri on anonüümne ja ei ole Pauluse oma. Aga nagu me rääkisime, kirja valmimine ei olnud nii nagu tänapäeval lihtsalt, et istud laua taha ja kirjutad, vaid dikteerimine, küsimustele, mis sulle esitati, koha peal vastamine ja siis kirja panek. Siis jääb ikkagi mulje, et see on kuidagi Pauluse seltskonnaga seotud. Kõigepealt, kiri ei ole anonüümne. Ei ole juurde kirjutatud kirjutaja nime nagu teistele Pauluse kirjadele. Aga juba Hieronymos, kirikuisa umbes 400 aastal, ütleb, et Paulus jättis oma nime sellepärast ära, et ta oli Jeruusalemmas pahanduseks, tasse suhtuti halvasti seal võimude poolt, juudi võimude poolt. Ja ta kirjutades ei tahtnud näidata, et see tema nimi on. Lõpus on tervitus, teid tervitavad vennad Itaaliast. Rooma on Itaalias. Võib-olla ei tahetud Roomat ka nimetada. Keskel on näha Pauluse väljenditest, kui ta kirjutab Jeesusest kui ülempreestrist, heebrea kirja väljenditest, et tempel on alles. Tempelit ei ole veel lõhutud. Tempel lõhuti aastal 70, kui roomlased ära vallutasid. Seega viitab Roomale enne aastat 70. Samal ajal Juudamaa, Egiptus ja see idapoolne piirkond, kirikuisad, on väitnud, et see on Pauluse kiri. Läänepoolsed kirikuisad ütlevad, et keegi ei tea, kelle kiri see on. Jääb pilt selline, et Paulus on ikkagi selle kirja läkitanud koos abilistega Jeruusalemma koguduse kristlastele. Jeruusalemma ümbruskaudsed maad seda mäletasid kontaktide kaudu, et see on Pauluse kiri. Läänepoolsed mitte, sest nime polnud välja kirjutatud. Aga kirjasaajad, miks ta ei ole anonüümne tekst? Sellepärast, et kirjasaajad teadsid, kes see oli. Palvetage meie eest. Heebrea 13 peatükk, alates 18 salmist, see viimane osa sealt. Palvetage meie eest, et mind antaks teile rutem tagasi. Need, kes kirja kätte said, teadsid, kes on, kes nii räägib. Et mind antaks teile rutem tagasi. Ma olen teile ju lühidalt kirjutanud. Ja koos Timoteusega, kes vanglast pääses lahti, saan mina teidki näha. Saan minagi teid näha. Kas Paulus soovis tagasi pääseda Jeruusalemma? Või ei ole nad jeruusalemlased? On mingi muu kogudus?
siin on segast küll, aga üldiselt öeldakse, et ka mõttelaadi, laiemas mõttes mõttelaadi sugulus Paulusega on olemas, ta on ikka intellektuaalne kiri. Võimalik, et nad koos arutasid Jeesuse kui ülempreestri teemat, seal 2 aastat istudes Roomas. Siis hakkasid kirja valmistamas, seal oli ka Luukas. Luukas oli kreekakeelne arst, kes on väga hea kreeka keel tundja. Et võimalik, et seal siis see kiri niimoodi kokku pandi ja teele saadeti, nii et Paulus on küll mängus. Kaudselt on ta Pauluse kiri, kuid mitte ainult. Sellepärast on ka õige, kui teda päris otse Pauluse kirjaks ei loeta, aga sinna kanti sellega seoses ikkagi nähakse, mida tehakse ka siiamaani mingil määral. Ja nüüd igatahes Paulus sai vabaks. Paulus sai vabaks nii teatavad kirikuisad, et ta sai vabaks peale esimest korda Rooma jõudmist. Kusagil pole teada, mismoodi tal keisri kohtus läks. Aga kui Rooma piiskop Clemens teatab, et ta tuli lääne piirini ja Paulus ise ütleb, et kavatses Hispaanias käia, siis tõenäoliselt ta sai vabaks ja läks Hispaaniasse, kus ta aga pikalt ei olnud, sest sellest pole ka mingit jälgi jäänud. Küll aga on 3 kummalist Pauluse kirja. 2 kirja Timoteusele ja 1 Tiitusele, mida nimetatakse karjase kirjad ehk pastoraalkirjad. Ja kui jälgida neid kirju, siis tekib pilt, et Paulus siirdus Kreeta saarele, Väike-Aasiasse uuesti, Põhja-Kreekasse uuesti, võib-olla ööbis seal Põhja-Kreeka ühes linnas, Nikopolises, kus ta võis olla juba enne käinud, apostlite tegude põhjal jääb selline võimalus. Ja siis läks teist korda tagasi Rooma ja alles siis jõudis lõpu traagilistele sündmusteni. Jälle uurijad on tihtipeale neid kirju vaidlustanud, et nende stiil läheb lahku Pauluse teistest kirjadest. Aga tundub jälle, et need vaidlustamise niisugused eriti hullud perioodid hakkavad läbi saama mingil moel. Kes tahab, vaidlustab ju alati kõik asju. Kõigepealt, et Pauluse väljendid on küll lihtsad, aga need on lihvitud. Aga Paulus kirjutas, need on erakirjad. Kõik teised kirjad on kogudustele. 3 kirja on erakirjad, võrdlemisi lühikesed. Täiesti võimalik, et Paulus neid oma käega kirjutas. Ja kui oma käega kirjutad, siis on sul aega väljendeid lihvida. Need pöörduvad isiklikult mitte koguduse poole pehmel toonil, vaid oma õpilase ja alluva poole. Natukene sõbralikul küll, aga nii nagu ülemus on. Ülemus on natukene nii ka nõuab. Nii nagu kirikuõpetajatel õpetatakse käitumist. Kogudust ei tohi sõimata sellepärast, et teised kirikus ei tule. Nii nagu see niisugune väljend on tuttavaks juba saanud, et kogudus saab sõimata, et inimesed käi üldse kirikus. Need, kes kirikus tulevad, saavad kuulata, et keegi ei käi kirikus, küll on patused alles, hirmus. Et peaks nagu need sõimata saama, kes ei tule, aga saavad need, kes tulid. Et on nagu öeldud ikkagi ja tegelikult see tuleb siin, muide ka praegused poliitilised lood. Kui me siin Luter sõdis paavstiga ja paavst liiga kiirelt ragistas ja viskas Luteri kirikust välja, kuigi et Luter algusest peale oma 95 teesis ironiseeris mõnes ka paavsti üle. Seda on katoliiklased välja toonud. Aga katoliiklased möönavad, et paavst liiga kiirelt viskas ta kirikust välja, oleks võinud aeglasemalt reageerida ja mitte oma kardinale nii palju ka kuulata.
siis praegusel tänapäevased olukordasid vaadates on ju sarnased elemendid. Kui Ukraina luter läks ovaalkabinetti Ameerika paavsti juurde, siis tal avastati ka, et tema väljendites olid olnud niisugused iroonilised märkused, mis panid Ameerika mehed küsimärgi alla kergelt, aga et ka Ameerika paavst oma kardinaalidega oleks võinud mõned laused ütlemata jätta, oleks läinud ka asjad võib-olla paremini. Igatahes, kuidas nende asjadega ka on, ega ütlemine ei ole hea asi. Küll on, ma olen kuulnud lauset, ma vabandan, et ma natuke päevapoliitikasse kaldun, et see pidi naiivne olema, kes ei näe Vene ohtu. Ja kes siis Vene ohtu ei näe, see, kes seda kogu aeg ei korruta üle. Vastupidi, mina ütlen, et see on väga naiivne seda kogu aeg üle korrutada avalikkuse ees. Avalikkuse ees peaks pigem nii olema, et kehtib ju see, et Nõukogude Liit laskis meid vabaks. Nüüd oleme iseseisvad, mitte mingisugust märki pole Venemaa esitanud, et ta meile tahaks liiga teha. See, et me teame, et ta võib teha, seda ei pea korrutama, see on naiivne. Ja okei, ühesõnaga, kui Paulus räägib pehmel viisil koguduse liikmetega, siis see läheb kokku sellega, et ta natukene resoluutsemal moel räägib oma õpilastega Timoteuse ja Tiitusega. Ja sealt tuleb välja umbes selline pilt siis, et Paulus jõuab tagasi. Teine Timoteuse kiri on tõenäoliselt viimane Pauluse kiri. Mitte Tiituse kiri. Tiituse kiri on ka kuskil 4. reisi aegu kirjutatud. Teine Timoteuse kiri on kõige ärevam. Paulus on Roomas, nimetab, et esimest korda, kui ta oli, nüüd on teine kord. Ta juba nimetab, et teda hakatakse hukkama ja asjad klapivad väga hästi, et see on teine kord just ta Roomas. Samamoodi on muide Peetruse kirjadega. Peetruse esimene kirikuisade teatel oli ta kohtunud Peetrusega Roomas. Peetruse esimene kiri on just läheb hästi, klapib hästi kokku selle algse seltskonnaga, millega ka Paulus oli seotud. Esimene kiri on Peetrusel rahulik ja teine kiri on ärev. Nii et teine Peetruse kiri ja teine Timoteuse kiri on tõenäoliselt kõige mõlema apostli viimased kirjad. Ja teise Peetruse kirjaga on koguni selline lugu, et Peetrus pole ka vist igatahes sama sekretär ei ole kasutanud, ta laad natukene kõigub ja ta ilmus välja alles 2. sajandil. Aga kirik kontrollis ja võttis vastu ainult autentseid tekste, mida ta suutis tuvastada. Tänapäeval kahtlejad jälle ütlevad, et see ei ole Peetruse kiri, aga võib kujutleda, et kuna oli ärev olukord, mõlemad apostlid arreteeriti ja mõlemad hukati, et teine Peetruse kiri jäi posti panemata. No ma ei tea, jäi kuskile alles varjule ja tuli välja alles 2. sajandil. Igatahes veenduti, et see on Peetrus, ta kirjeldab väga isiklikus laadis. Valetamist õigeks pole peetud. Miski ei räägi selle vastu, et see Peetruse oma ei ole. Ei maksa kahelda piiblis. Iga piiblis kahtlemine mõjub halvasti meie usuelule. See ei tähenda mingisugust juuksekarva lõhki ajamist, mitte selles pole küsimus. Vaid küsimus on selles, et kui kahtlus peaks nii suur olema kuskil, et ta tõesti kummutab millegi, siis seda saab kuulata. Aga kui ta läheb hüpoteesina ja eriti veel, kui järele mõtled ja muutub hüpotees järjest kahtlasemaks, siis tuleks pigem seda kahtlust järgida, et kahtlus on kahtlane. Niisugune on siis selle Pauluse lugu täna. Hukati pea maha raiumise teel. Peetrus löödi jalad üles risti. Niimoodi käis see asi ja ega siis tänapäevalgi kuulda vahel on, et kahjuks on julmused inimese ja mõnede inimeste juures olemas. Ja Peetrus maeti sinna, kus on Peetruse basiilika Roomas. Asjad hästi klapivad. Paulus maeti sinna, kus on Pauluse basiilika Roomast natuke väljas. Asjad hästi klapivad. Tulge Rooma, lähme vaatame üle. Rooma on vägev värk. Ja kui seekord ei tule Rooma, siis ülejärgmine aasta, kui Jumal lubab. Järgmine aasta vist jääb vahele, aga no tühja sellest.
või käite ise. Nii nagu piiskop Pover Sander mind rõõmustas, et tema minu Rooma raamatut ikka loeb üle. Et talle see pidi meeldima, et sealt saab, selle järgi saab ka natukene vaadata küll üsna omal käel käies. Aga aeg saabki täis. Kas mõni küsimus kellelgi on õhku jäänud? Seda, et kuidas need kirjad pärast siis, kas midagi on selle kohta teada, kui need oli koguduste ära saadetud, kas need lõpuks ei teada, mis see kokku oli? Väga hea küsimus. Teises Peetruse kirjas nimetatakse juba Pauluse kirjade kogumikku. Ja üldiselt on inimesed, kui neil midagi on tähtis, siis kõik käib väga kiiresti. Ja apostli kirjad olid tähtsad, neid kohe paljundati ja saadeti kogudused laiali. Korintlased saatsid oma kirju roomlastele ja teistele, roomlased oma kirju teistele, nii et juba Pauluse eluaja lõpus levisid Pauluse kirjade kogumikud ja juba nimetab Luukas oma evangeeliumi koostades, et on olemas käsikirju evangeeliumidest. Nii et see tuli üsna kohe. Ja need varased kirjad erinevad kõikidest ülejäänutest, teise sajandi kirjandus on kohe näha, et see ei ole pealtnägijate pärimused, vaid hilisemad fantaasiad rohkem. Ja Igor. Praeguses oma räägivad sellest, et eriti Armeenia, aga Gruusia on täiesti paganlikud rahvad, kes selle kestlusest ega mitte midagi teavad. Samal ajal me teame, et Armeenia kirik algas peale. Väga, kuidas ta sinna jõudis, kes selle sinna viis? Ma küsin siit teile, Damaskus on Eesti kirjanduses väga tähtis koht. Õige, Damasseni rauad. Tähendab, Armeenia ütleb, et tema on kõige esimene riik, mis võttis vastu kristluse. Rooma oli 312, Armeenia oli kas 304 või kuskil nii. Minu meelest seda ma ei mäleta, aga Gruusias peaks olema Püha Niina vist. Mis Venemaasse puutub, siis praegu on nad seal kõik purjus, kui see sõda ja siin ka on natuke, tähendab, sõda ajab inimesed ka pahaseks ja täiesti õigustatult, aga pahane inimene on natukene joobnud millestki selles mõttes, et kui ükskord selle neetud sõja läbi saab, siis saab hakata vaatama jälle, kust niisugused rumalad asjad Venemaal võivad olla kerkinud, sest ilmselt Vene kirikul on siis mitut tasandit. Üks on see tasand, mis läheb väga hästi kokku ortodoksiaga igal pool ja teine on siis need poliitilised elemendid, mis sinna juurde tulevad. Mina ei oska siin praegu ka niimoodi seda piirjoont tõmmata. Aga nii on. Jeesus ütleb, et kui vili kasvas ja tuli hingevaenlane, kurat tuli ja külvas umbrohtu vilja sekka, siis taheti kohe kallal asuda, et puhastame ära. Siis Jeesus ütles, et nii ei saa. Et kui puhastate umbrohtu, siis nisu läheb koos umbrohuga nahka ja sellepärast tuleb oodata ära, kui see lugu ära küpseb. Kui on lõikusaeg, siis eraldatakse nisu ja umbrohi ja ma arvan ka praegu, et lõikusaeg tuleb siis, kui mingisugune sündmus läbi saab, kui sõda läbi saab või midagi sellist, et siis me nagu suudame paremini öelda, kuidas piirjooned lähevad. See muidugi, et Armeenia ja Gruusia kirik ei ole mingit kristluse kirikut, sellel ei ole muidugi mingit alust. Nii palju on Armeenia suhtes, et ta langes välja üldisest ortodoksiast, kuna ta ei ühinenud Halkedoni kirikukogu otsusega. Ja kui niimoodi neid asju vaadata, siis ei ole kopti kirik ka enam ortodoksia, ega idakirik ja ortodoksi kirik ei ole samad mõisted päris. Tänapäeval nähakse asju laiemalt, aga jah, kuna pilli saab lõhki ajada igasugust asjadega, siis loomulikult ka sellega ja see ei ole küll õige muidugi. Üks küsimus, ma olen kusagil kuulnud, et Korintuse kirjutada 3,1 korda. Jah, selle kohta ei olegi selget lahendit.
Üks oletus on, et kuna teises Korintuse kirjas on jõnksud sees, et see on kokku pandud kahest, et algselt olid lahus ja on pandud kahest, aga see on hüpotees, mis ei ole välistatud, aga mis ei ole ka tõendatud. Samuti on arvatud, et see üks läks kaduma sellepärast, et ta sealt kirjutas nii jubedaid asju Korintuse koguduses, mis neile ei meeldinud säilitada. Aga kolmas asi võib olla see, et vahel mingisugused päevakohased sõimamised, ega neid ei peagi igavesti kaasas kandma. Püha unustamine tähendab ka seda, väga lihtne on teisele siga öelda. Siis hakkab mõtlema, mida ta mõtles. No kindlasti ta mõtles sümboolselt. Ta päris ju seda ei mõelnud, et see identselt tuleks võtta ja ei pea alati kõiki halba asju ainult klaarima. Halvad asjad tuleb, kurjaga tohib kurjale vastu seista. Kurja tegemine ongi ju sõjaväele ja politseile õigustatud sellepärast, et nad astuvad kurjale vastu, mitte heale vastu. Aga kui kurja üldse muuta saab, siis sundus ei muuda. Muudab see, et sa lõpuks ise jõuad nii kaugele. Kui sa kelleltki nõuad välja, et te pole vabandad meie eest, siis seda vabandust ei tulegi. Sellepärast, et sunduslik vabandus ei ole aus, ei ole siiras vabandus. Vabandus tuleb siis, vabandamine, kui järgmine põlvkond tuleb ja leiab, et me ise leiab igasuguste protsesside ja dialoogide taustal, et me peaksime oma esivanemate eest vabandama. Siin kannad see sageli korratud lause, et mul on mida unustada. Jah, väga hästi öeldud. Nii ja naa, eks ole. Armeenias spetsialist on näiteks seda liitu otsa, millega olevat Jeesus tornatud. Mõtlen, et mul on üks veel ja ma olen väga huvitav. Pärimusega ennast sattuda üldse, aga visti seda väideti, et oli Antiookias. Aga kui Antiookia nii, siis liitu Armeenia. Jah, Armeenia ulatus kuni Antiookiani välja küll põhimõtteliselt. Armeenia oli ju kõik need alad, Galaatia ja mis me täna nimetasime, need põimusid kord nii, kord naa, Kapadookia ja need ajaloo jooksul rahvas läks ühe võimu alt teise alla ja Armeenia linnaosa on ka praegu Jeruusalemmas olemas ja armeenlased on kogu aeg seal tegelast olemas. Puht niimoodi mõttes ei ole see võimatu. Ei ole võimatu, kui peaks olema niimoodi, et see oda oleks keegi kohe säilitanud. Pärast hoiti Antiookias, pärast läks Armeeniasse, aga nende asjadega, olles ise pühamaal käies nendega tegev, siis ma olen nagu teinud endale selgeks, et on ikkagi põhipärimused pühal maal jõuavad algaegadeni välja. Ja vaat siis saab nendega arvestada. Aga kui mõni pärimus algab palju hiljem, ja eriti, kui ta on seotud mingi sellise detailiga, siis kui rohkem selliseid pärimusi ei ole, siis võib ju kujutleda, et see oda suudeti alles hoida, aga seda saab siis uskuda või mitte uskuda, mingeid muid tõendeid seal olla ei saa. Ja mida hiljem mingi asi ilmub, seda küsitavam muidugi on. Aga selge, aeg läks üle ja võime tänase saatega lõpetada. Me võime lugeda veel meie isa palve. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand õnnista ja hoia meid, issand lase paista oma pale meie peale ja ole meile armuline. Issand tõsta oma pale meie üle ja anna meile oma rahu. Aamen.